soovin soojalt tervitada avamisele. Meistrivõistlused. Edu sellistele kavadele. Tänan teid, härra president. Soovime igale maailmameistrivõistlustel osalevale õngitsejale edu. Parimat võitku. See on 22. maailmameistrivõistlus ja härra president, näen siin palju tuttavaid nägusid ning loodan, et võistlus toimub ausa mängu formaadis, et kõik aitavad üksteist ja et probleeme ei teki. Olgu. Rahvusvahelise veeföderatsiooni osas palun ma selle 22 avastamist. Valgusmeistrid, mis kogutakse pangast. Suur aitäh! Sugulaste kongress. Annab 20,00. Stopp mal, bitte schön. Särab liiga avatud. Ja ütleb, reaktime võrdub 0, 5 ja kütte. Lähme nüüd. Olgu, lähme kohe. Lähme kiiresti, kõik koos, alustame ja teeme seda. Me oleme valmis, ei saa enam oodata. Alustame kohe ja teeme ära. Olgu, mine. Siis nitsis tässä. Nüüd saab vahetada. Kuni on hea plaan, on kõik korras. Kui vastane, siis ei tea, kas juua või mitte. Oleme pärast esimest vooru. See oli tõeline leek, ma lihtsalt põlen täiesti. Aga me jooksime välja. Hukas 13 kala, vähemalt 7 või 8 kaotatud, aga see on tavaline. Siin kaotasid kalu nii itaallased, tšehhid kui slovakid, aga meil on oma nipp. Ma arvan, et järgmine voor tuleb tõeline põrgu. Siin tuleb märkida, et Hukas alustas 8. kohalt, mis tähendab, et tal polnud just parim valik. Pidime jooksma ja neid kalu kokku korjama, aga kõige tähtsam oli see, et me läksime püüdma pärast itaallasi, tšehhe ja slovakke ning pärast neid puhastasime veel püügikoha kaladest. Ma arvan, et tuleb tõeline põrgu. Kohe näeme tabloolt, mis koha me tegelikult saime. Ma hindan, et Hukasil on umbes 4-5, mis on hea prognoos. Aga hoidke pöialt. Ma arvan, et nii see saab olema. Serbia.
esimene voor oli minu jaoks hämmastav. Meil õnnestus voor võita. Aktiivne kalapüük, palju liikumist, enamasti kõvad landid. Teine voor läks veidi halvemini. Natuke paigalpüüki heas kohas. Kuid varem selles kohas seisis minu ees üks Tšehhi mees. Ta oli kõvasti kalastanud ja oli raske teda lihtsalt konksu otsa saada. Lisaks sattusin kohta, kus kalad olid üsna väikesed ja väikeseid kalu on kahjuks väga raske püüda. Võib-olla jäi meil sel ringil liikumisest veidi puudu, aga järgmisel ringil parandame seda kindlasti. Kõik on väljasaamise küsimus. Nüüd oleme pöördunud potentsiaalselt ühe kahest parimast kohast poole. Ärme vaata siit, me ei ööbi. Me ei liigu. Oh my goodness. Olin täiesti välja lülitatud. See kõik toimus mu selja taga. Ainus hääl, mida ma kuulsin, oli Mateussa oma, sest me jooksime nagu paaris. Tema oli see, kes pidi infot edasi andma, nii et ma lülitasin end tegelikult välja kõige suhtes, mis toimus lindist väljaspool ja keskendusin täielikult sellele, et püüda. Mul on ka hea meel selle üle, et landid, mida olen aastaid teinud, toimisid siin esimeses 3 voorus ja tegelikult ka 4. püüdsin oma lantidega. Aga see ongi alati nii tore ja meeldiv, et teed seda oma kätega, südamest ja see hiljem töötab. Pärast esimest päeva on meil väga head tulemused. Ukas Steringa oli oma sektoris esimene, Martin Romaksuk 3, Ukas Pogus 6 ja Tomas Potkul 5. Kokku on neil 15 punkti. Ma arvan, et sellest piisab, et olla tipus. Inimene teeb alati seda, mida ta kõige paremini oskab, ehk siis lihtsalt püüab saavutada parima tulemuse. See ei õnnestu alati. Konkurents ei lase alati, see on selge, sest sektor, mille loosiga sain, oli kõige aeglasema vooluga vesi. Võib öelda, et ka koosseis oli tugev, sest Itaalia, Tšehhi, Slovakkia ja Bulgaaria esindajad on tõesti kõvad tegijad. Ja üks väike viga ning oligi kõik. Aga ikkagi on rahulolu, on uhkus, sest tõenäoliselt juhime. Nüüd tuleb lihtsalt kõik läbi analüüsida, istuda laua taha ja teha mingi plaan järgmiseks päevaks, et seda tulemust hoida, mis saab olema veelgi raskem. See saab veelgi raskem olema. Tuleb rohkem joosta, rohkem aktiivselt püüda. Aga selline see sport ongi. See on väga lahe. Ootused. Ilmselgelt seni, kuni kogu meeskond suudab saavutada võimalikult kõrge tulemuse ja loomulikult on kuskil vaikselt ambitsioonid individuaalse medali järele. Näeme, homme on teine päev, ilm muutub veidi. Praegu on käimas varude komplekteerimine enne võistluse teist päeva.
me oleme B-sektoris. Poola on pärast esimest päeva teisel kohal. Ukas Teringa valdas esimese sektori, seega võitleb ta täna maailmameistritiitli eest. Päev. Hea küll, ma saan sellest täiesti aru ja olen sellega igati nõus. See sobib mulle suurepäraselt ja ma aktsepteerin seda tingimustega. Võime sellega edasi minna. Oleme esimese vooru järel, siin on Ukas Teringa B-sektor. Eile võitis Ukas oma sektori ja täna hoiavad kõik talle pöialt, sest ta võitleb individuaalselt maailmameistritiitli eest. Esimene voor oli väga hea, sest stardipositsioon polnud soodne, alles 12, kuid sellest hoolimata sai ta 3,5 sektori punkti, püüdes 17 kala. Tööd on veel teha, aga kõik läheb hästi, usume temasse kogu aeg. Ülejäänud meist ootavad kogu aeg tulemusi, sest need saabuvad sektoritest. Kalad on väga kummalised, sest neid on nii palju, nad on väga innukad ründama, aga need hammustused on väga kiired ja neid kalu on väga raske konksuga püüda, aga ma loodan, et Ukasil läheb sama hästi kui ülejäänud meeskonnal, sest me võitleme maailmameistrivõistluste poodiumi koha eest. Aitäh! Väga meeldiv oli teiega kohtuda. Loodan, et saame peagi uuesti kohtuda. Tere hommikust kõigile! Soovin teile ilusat ja produktiivset päeva algust. Oleme D-sektoris, kus kalastab Poola võistkonnast pärit Ukas Pogus. Tegelikult on 3. voor juba möödas. Oleme kohe alustamas selle meistrivõistluste 4. ja viimast vooru. Praegu läheb Poola meeskonnal väga hästi ja me usume endiselt, et see saab olema edukas. Ukas on suurepärane kalamees, 1,5. Siis veidi halvem, aga nüüd jälle suurepärane tulemus. Hoiame pöialt ja elame oma meeskonnale kaasa. Tänan vaatamast!
klassifikatsioon. Ja nii edasi. Ja nüüd Liss, kes on teisel kohal, sees. teine koht. ja nii edasi. Stingi meistrivõistlused 1-2-1 mängib. Noh, kõige tänamatum koht, 4. koht ehk siis see kõige raskemini alla neelatav, eriti arvestades, et meil olid pärast eilset päeva suured lootused paremale tulemusele, sest olime teisel kohal kohe liidrite, bulgaarlaste järel. Siin oli vaid 1 punkti vahe. Ja täna pärast esimest vooru tundus, et kõik liigub õiges suunas, aga kahjuks hiljem tuli paar taktikalist viga, mida me pole veel analüüsinud. Selleks tuleb aeg, see on selge. Vastased said meist natuke ette ja medaliks ei jätkunud. 4. koht maailmas on kindlasti hea tulemus, aga me lootsime natuke enamat. Võistlused olid toredad, väga hästi korraldatud. Ma arvan, et meil pole siin midagi häbeneda. Oli tõesti tore, kõik oli hästi ja kõik tiimid kiidavad korraldust väga, nii et korralduslikult oli tippklass. Kõik need meeskonnad, ukrainlased, itaallased, tšehhid, slovakid. See on maailma kõrgem tase ja need meeskonnad on üldiselt tipus. Meie oleme ikka kuskil nende vahel. Natuke medalipositsioonide lähedal, vahel natuke madalamal, vahel natuke kõrgemal. Nagu spordis ikka, aga me tunneme end kindlasti selle tippu kuuluvatena. Nagu spordis ikka, mõnikord läheb midagi paremini, mõnikord halvemini. Kindlasti analüüsime seda ja teeme omad järeldused. Me kindlasti ei anna alla, võitleme edasi.